Tegelikult minul on hästi südamel on sport, nagu me kõik teame, ja teine sektor on kinnisvara. Ja kuna need tegelikult käivad väga käsi käes, siis ma pigem küsiks nagu teie mõtteid, et kui me praegu räägime tohutult, et linn liigub, me paneme korralikud summad terviseradadele, ma ütlen, et see on kõik okei, aga samas sellega kaasnevad ka kõik haldus ja toonitan ka hoolduskulud ja meil ehe näide on näiteks tervisekeskus, mis juba 10+ aastat katust tilgub läbi, et kus teie loogika siin jookseb, et mida peaks tegema, mida peaks reklaamima ja mida peaks nagu ka hoidma? Mina olen töötanud tervisekeskuses. Ja tean, kui ammu tagasi? Mina töötasin 2006 kuni 2014 seal. Päris pikalt. Ja ma tean, millest sa räägid, et need tilkumised ja muud jutud on ka minu tööd puudutanud. Aga tollel ajal mina kogesin seda, et ta on ikkagi rahvale oluline koht, et me ikka tõdesime, et see on nagu selline, ta on nagu sotsiaalne koht, et naised trennis, eks ole, mehed korvpallisaalis või võrkpalliruumis on ju, et ta oli selline kokkusaamise koht on ju, ja või oli laps trennis ja ise läksin muud asja tegema, et paralleelselt olid seal majas koos oma võsukesega. Et loomulikult see maja on täitnud oma mingisugust sotsiaalset rolli ja ka siis nii-öelda sportliku ehk füüsilise heaolu rolli. Et jah, ta on jäänud unarusse ja loomulikult vajab ta nagu iga maja, kus sa elad või toimetad, vajab ju putitamist ja hooldamist, et ma olen siin ju ka täiesti nõus. Nüüd küll ma ei kujuta ette seda konteksti, kui nüüd nendesse 2 äriüksuses hoonesse tulevad need jõusaalid, aga need ei täida ka kõiki vajadusi, eks ole, et seal on ainult see jõusaali roll. No ma linna pealt olen kuulnud jah, et 2 suurt korralikku jõusaali tulevad, jumal tänatud on ju, ja äkki siis see tervisekeskuse olemasolev jõusaal, et see, ma eeldan, et see kaotatakse ära, mis oleks igatepidi loogiline, et tehakse sinna siis mingi matitrenn, tehakse mingi peegelsaal, sest tegelikult aus vastus on ikkagi see, et elu on ka füüsiliselt edasi liikunud, et ega inimesed enam keldrikorrusel trenni teha ei soovi. Ja muidugi, seal on selles mõttes nagu õige teema püstitus, et vaata, et mis võib-olla juhtus selle tervisekeskusega, et ta ehitati suure raha eest valmis ja nüüd olime uhked selle üle, et meil on see oma Keila ujula. No ta pidigi tulema, ütleme nii. Sellega ma olen väga nõus, aga siis enam sinna täiendavalt pole nagu ressurssi pandud selleks, et see ilus asi, mis tollel ajal ju ehitati, ma mäletan, kui seda avati, et ta ka püsiks niimoodi ja nüüd täna ta ongi ju ära väsinud. Jah, et võib-olla tõesti seal, eks nende keskuste häda on ju see, et nad ei majanda ise ennast ära ju, ükskõik kui et selleks ta ära majandaks, peab olema ta kuidagi väga hästi läbimõeldud, et mida seal tehakse niimoodi, et ta ka midagi sisse tooks, aga selge see, et seal kulud on suured ja ma ei ole küll valdkonna ekspert, aga mulle tundub ka tegelikult, et juba algselt, kui seda ehitati, et seal tehti ikkagi päris palju, see on selle, julgen väita ka Eesti häda, et me tahame kuidagi väga selliseid ilusaid pompöösseid asju ehitada, aga keegi ei mõtle selle peale nii, nagu sa Maarja ütlesid ka, et mis need tegelikult hilisemad hooldus- ja halduskulud hakkavad olema, et ma arvan, et seal võib-olla mindi natukene alt, et äkki oleks saanud kuidagi lihtsamini lahendada selle asja, et ka need kulud oleksid väiksemad täna, et praegu seda ümber ehitada on ikkagi, ma kujutan ette, väga kulukas ja keeruline. Ja ma arvan, et ega tegelikult seal, et anda see eraettevõttele mingisugusele rendile, et ma ei kardan, et ega neid huvilisi väga seal ei ole. Seda enam kui 2 Fitness 24 vist tuleb Keilas. Pidi tulema. Aga see ongi see asi ju, et ta täidab ka koolisaalide rolli ja kool väga vajab ju ujumistundide ja sporditundide aga vaata, meil on ju olukord on see, et me kõik teame, et tervisekeskusega ei ole hästi, aga samas ka praegune linnavalitsus, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga nad ei julge isegi avalikult seda diskussiooni alustada, et mis on see, mida me selle tervisekeskusega peale hakkame, et see on selge, seda on siin Keilas vaja, meil on küll palju erinevaid palliväljakuid, mida sotsiaalmeedias presenteeritakse, aga just nimelt see, et mis teha tervisekeskusega. Kusjuures tegelikult linnavalitsuses on sellest räägitud, et seda täpselt ongi see, et on mõeldud seda varianti, et võib-olla
on mõni eraettevõtte huvitatud, aga noh, ei ole ta kahjuks see mõte lennanud, aga tegelikult kui sa Meelis ütled, et meil on piisavalt saale, siis ma arvan, et need spordiklubid, kes meil täna siin tegutsevad, ütlevad vastupidi, et tegelikult meil on ikkagi saale vähe veel. Ei, ma ei ütle saale, vaid et erinevad spordiväljakad, mida presenteeritakse ja loomulikult on, et meil ei ole ju ainult korvpall või jalgpall, nagu ka noored ise on öelnud, et tegelikult võiks olla neid sportimiseks erinevaid variante oluliselt rohkem. Sulgpall, padel ja nii edasi jutud. Sest kui meil hakkas see suur korvpalli tuli pihta, et siis ma mäletan ka, et kui tekkis see olukord, kus meil oli nii-öelda 2 esindusvõistkonda, et siis ju, kui ma õigesti aru sain, siis et siis tegelikult tekkiski see olukord, kus ikkagi saali aegasid jäi väheseks. Et noored vist ei saanudki päris seal teha piisavalt trenni, et noh, see on see mõttekoht tegelikult ja noh, teine teema on ka ju see, et nüüd on jällegi Keilas vist jalgpalliga natukene teisemad lood, et nii intensiivselt vist ei käida seal trennis, kui kunagi oli, kui ma mäletan, et olid väga paljud poisid, tüdrukud käisid jalkat tegemas, aga noh, see on ka jälle mõtlemise koht, et ma just käisin Haapsalus, vaatasin, et seal on väga uhke see nii-öelda jalgpallihall, mis on tegelikult siis ta vist on täispuhutav või kuidagi sellise väga huvitava lahendusega, et noh, miks mitte, et see ka võib-olla pehmendaks seda, et ta ei pea olema ju ainult jalka jaoks, et seal saab ju muid asju ka teha tegelikult. No tegelikult on ka see, et kuna mina tõesti olen kinnisvara ja haldustaustaga, eks ju, et kui ma ikkagi täna jalutan Keila peal ringi ja näiteks kõige värskem näide, et jalutage palun sinna Jõe tänava lõppu, seal on kunagi korralikud 4 korvpallikorvi üles pandud ja julgen öelda, et paar nädalat tagasi vähemalt võib-olla tänaseks on korda tehtud, ma ei usu seda, on üks nendest täiesti samaldunud. Ja mis samal tähendab? Samal tähendab seda, et samal hoiab niiskust endas ja kui laps läheb sinna peale isegi kuiva ilmaga ja ta kukub peaga vastu seda plastikpõrandat, kes vastutab? Et me nagu teeme mingeid uusi asju, me avame linte, me teeme nendest videosid, aga tegelikult teiselt poolt asi ikka väga käriseb ja ma pean silmas ühte sõna, see on ohutus. Ma ei räägi värvist, kooruvast värvist, ma ei räägi isegi tilkuvast laest. Kui Tallinnast inimesed tulevad, küsivad, et kuidas teil suur linn, 10,000+ elanikku ja te ei suuda lae tilkumist saada 10 aastaga pidama. No see ei ole reaalne, see lihtsalt ei ole reaalne. Ja, et Meelis võib-olla vastus sinu küsimusele, et ega ei olegi head vastust, et see peaks olema selline, ma ei tea, väga hea äriplaan, et kuidas see tervisekeskuste nii-öelda ise majandavaks. Ega ma arvan, et linna roll toetamisel jääb sinna alles ikkagi, on siis baasitoetusena ole mida iganes, aga et keegi peab tõesti mingisuguse hea äriplaani välja mõtlema seal, et kuidas seda tulupoolt suurendada. No, seal on tegelikult asi lihtne, tervisekeskus on tegelikult väga hea koha peal. Seal seda kindlasti hakkab toetama ka see Keila keskus, kas siis selle näol, et üks läheb trenni, teine läheb poodi, üks läheb kinno, teine läheb trenni, kui iganes trenni ja tegelikult on ju kool on üle tänava, kuni algkooli läbi Männiku on olemas, kõik asjad tegelikult on füüsiliselt hea koha peal, seal tuleb leida lihtsalt, mina arvan, et kui linn ei saa oma rahadega hakkama, erainvestor, suht olematu rahadega ta maha müüa ja teha näiteks 10-aastane leping, et linn toetab siis tundidega eriti päevasel ajal õhtul katta, pole probleemi ja sinna taha tegelikult seal on ju vanast ajast on mingi autoremondi töökoda, mis täna on võib-olla padel on popp, nüüd on ka need juba üle ehitatud, et võib-olla sinna veel tervisekeskuse tagumisse ossa ehitada veel mingi lisahoone, toetamaks siis veel lisaspordialasid. Ja vaata sellega on ju see ka, et kui me ei pea alati ju ise teadma neid lahendusi, mis on nüüd just need kõige õigemad, aga selleks, et kuidas me sinna jõuame, on just nimelt ka kohalike ettevõtjate kaasamine arutellu, et tõesti, et mis see hea lahendus oleks, mis toetaks linna ja samamoodi ei oleks võib-olla nii koormav siis ka linna rahakotile. Ja seal ma arvan tõenäoliselt ikka peaks vaatama ka seda, et mida peaks seal tegema, et neid kulusid saada vähemaks, eks ole, et mulle tundub, et see tänane lahendus lihtsalt ikkagi on ka päris kallis. Et tegelikult, Helmet, sa räägid ju praegu kütte elektrikulust, on ju, aga kui nüüd ausalt rääkida, siis tegelikult on, kas teie arust on normaalne või, et kui me räägime tervisekeskusest, terviseradadest
ja mõnest mänguväljakust üle linna ja meil selle jaoks on 2 juhatuse liiget ja 1 tegevjuht ja lisaks vist veel mõned inimesed, kes tegelevad kogu selle kupatusega. Minu silmis ma ütlen ausalt, et see on liiga palju ja see on täielik raha raiskamine. No 2 inimest kontrollivad, kuidas tegevjuht tööd teeb. Noh jah, et ma ei tea, erasektoris me oleme sinuga ka kunagi äri ajanud ja pikalt, et ma ei hakka välja ütlema, kui palju see oleks õige ressurss. Aga see, mis täna toimub, see on laristamine. Oda, seal vist minust 2 juhatuse liiget ja 1 nendest on ka siis nii-öelda tegevjuhi funktsioonis. Ei, seal on veel naisterahvas ka eraldi tegevjuht. Et seal on 2 juhatuse liiget ja siis kas ta on siis majajuht või ma ei oska seda öelda, aga see, mis täna, kui sa hakkad seda hierarhiat seal vaatama ja vaatad, kui palju on neil vaja hallata ja mis on nagu ka reaalsed ülesanded, kas päeva, nädala või kuu lõikes, see on liigne linna raha raiskamine. Aga no vaata, oligi, algul oli 1 juhatuse liige, siis pandi 1 juurde, et ta kontrolliks 2 juhatuse liiget ja nüüd nad saavad koos siis kontrollida tegevjuhi. Ärme siin jah pikalt peatu ja tegelikult on see lõpuks ütleks, või lõpulausena ütleks see, et ikkagi, et kui ei ole mis iganes kohale korraldatud avaliku konkurssi, siis see ei ole minu meelest õiglane. Ja, aga ma olen Kadri sinuga nõus, et tegelikult see tervisekeskus täidab ka mingil määral sellise kogukonnakeskuse funktsiooni. Absoluutselt. Et jah, et ega meil vist on ka puudus natuke sellest, et me oleme rääkinud ka, et paljud omavalitsused on loonud selle nii-öelda perepesa, et mis on ka Keilas tegelikult jutuks olnud, aga on takerdunud võib-olla just ruumipuudusesse ja et minu arvates see on iseenesest selline vajalik, et pered saaksid ühest kohast tegelikult oma need kätte ja kui me räägime siin ka erivajadustega lastest, eks ole, et mis on ka meil siin kitsamas ringis läbi käinud ju, et me tegeleme väga palju tagajärgedega, et siis minu meelest selline kokkutoomine, erinevate teenuste kokkutoomine, ehk siis see nii-öelda ühe ukse poliitika, kus tegelikult abi on ühes kohast kättesaadav, et ma arvan, et see on väga hea mõte nagu, et meil ei ole sellist täna kogukonda nagu koondavat, et kultuurikeeris püüab seal midagi teha läbi kultuuriürituste, aga siin teraapiakeskus natukene püüab midagi, aga jah, et sellist võib-olla sarnaselt sotsiaalkeskusel peaks tekkima ikkagi peredele ka selline üks koht, kus ma saan kõik oma vajaliku informatsiooni kätte, kõik teenused kätte, aga see on võib-olla, nagu see perekeskuse teema on selles mõttes natukene eraldi võib-olla teema, et kui Maarja tõstatas just nimelt selle, et kui me loome midagi ja et kuidas me siis seda ka hoiame, et see oleks jätkusuutlik, on ju. Et siin on vaja kindlasti sellist süsteemsemat ja selgemat plaani. Jah. Sest mina ütlengi seda, et loomulikult ju me võime ju teha kõik asju, aga enamus asju ja taandub ju kõik rahale. Raha ja aeg on ju 2 asja, eks ju. Aga tegelikult jah, et kui me mõtleme ka nende laste peale, kes võib-olla käivad ühes trennis, võib-olla käigi trennis, võib-olla käi muusikakoolis on ju ja päev lõpeb ka kell 2 päeval ära. Et mis see edasi teeb? Jah, lapsevanemaga õhtul väsinud on ju, võib-olla nädalavahetusel käivad seal loomaja vahet 7 korda päev nädalas, eks ju. Aga tegelikult kui nali naljaks on jutu mõte on see, et mis see laps siis õhtul eriti veel, kui 15. september on kott pime. Et tegelikult siin tuleks ka juba mõelda natukene mastaapsemalt, isegi linnapõhiselt, et mida luua. Sest tegelikult jah, meil on noortekeskus ja mis iganes, aga aus vastus on, kui sa hakkad sinna süvenema ja küsid selle, ma ei tea, keskmise 12-aastase lapse hinnangut, siis ma olen enam kui kindel, et ta ütleb, et seal on igav. Ja siia ju tegelikult ju tulevad kuni nutisõltuvused ja kõik asjad tulevad välja, et tegelikult linn peaks juba ka koos lastevanematega juba ühiselt mõtlema ka sõnale nutisõltuvus. Ja aga Maarju, ma olen seda öelnud ja ütlen veel kord, et tegelikult õhtul peaks vanem ka lapse jaoks aega leidma ja temaga tegelema. Peaks, aga iga õhtu seda ta ei suuda ja ikkagi lõviosa ajast tegelikult see laps on üksinda. Lõviosa ajast. Ja üksi on ka see noor, kes ei saa juulikuus minna noortekeskusesse, sest et nemad on kollektiivpuhkusel ajal, mil tegelikult on ju suur suvine koolivaheaeg. Ja see on absurd, see on täiesti absurd, eks ju, meil kõigil ei ole maakodusid, on ju, meil ei ole raha minna spordilaagritesse, eks ju, ja kui isegi see laps on, muidu ma ütlen ausalt, ma ei tea noortekodu statistikat. Kui ikkagi juuni-august on ka rahulik, võib-olla tõesti see juuli on õigustatud.
aga kui ikkagi rahvas käib ka nii juunis kui augustis, siis 30 päevaks kinni panna, see on minu meelest totter. Jaa, aga vaata nüüd ongi see, et noored on ju suvel ka olemas, nad ei ole kooliga hõivatud ja kui ei ole suvisel ajal noortekeskuses külastatavust, et seetõttu nad on valinud sellise aja, siis on küsimus siin pigem see, et mis on noortekeskuse eesmärk? Olla huvitav ja nüüd peaks minema tänava peale küsima, et kas lapsel on seal piisavalt huvitav. Ma julgen täna seda öelda, äkki ei ole. Ja võt siin peabki linn leidma lahendusi, uusi mõtteid, vahet pole ostma kas sinna PlayStationid, mis iganes kiirelt mõtlen praegu. Vähemalt need lapsed tulevad kokku ja nad ei istu kodus, ei räägi mikrofoni peal telefonidega. Nad mängivad seda sama mängu, kui nad võiksid seda tegelikult noortekodus mängida. Noortekeskuses. Vabandust, noortekeskuses, jah. Okei, aga paneme siia punkti, et Maarja, äkki sa tahad võtta selle teemalõigu niimoodi kenasti kokku? Ei, palju oleks teha, selles mõttes oleks tõesti palju teha ja minu silmis on ikkagi, ma ei tea, mul need numbrid on eluaeg olnud 20+ aastat hästi südamelähedased, ikkagi kulud ja veel kord ütlen, kui midagi teha, siis arutada välja ka igakuised kulud järgmise 10 aasta vältel. Ja, aga vaata Maarja, siin me jõuame jällegi ju sellesse, et nagu sa oled öelnud, et poliitik ei tohiks olla elukutse, vaid et inimesel peab olema erasektoris töötamise kogemus ja peamiselt ju sellepärast, et erasektoris sul ei ole võimalik lihtsalt laiselda ja raha laristada, mida paraku avalikus sektoris on võimalik seda teha. On, aga ei tehta alati. Jah, võtame, ärme sellest pikalt räägi, aga tegelikult see on aus jutt.